jah. Kus meie mikk? Millal sa selle auto ükskord korda teed ausalt? Kui meil tuleb uus auto ju 7 kohaga, siis meil ei ole vaja 2 autot. Mis Parunessi pereks sa meid pead? Tead ka, mis jalajälg on 2 autot? 2 jalajälge. Ühesõnaga, kui me käisime üks päev seal kunstigaleriis, siis see omanik Hans soovitas sükest kohta nagu eklektik sisustus. See on nagu mingi teise ringi pood basically. Ja ma vaatasin eile seda Facebooki kontot seal ja siis ma nägin seal ühte kummutit. Siuke kummut, millel on klaasriiulid ja ma tundsin, mäletate, ma ütlesin eile, mul on kingariiulit vaja. Siis ma olin nagu, vau, see oleks imeline kingariiul, sest et siis ma näeksin sahtlist juba, mis kingad seal sees on. Ja see oleks jälle üks kummutitest, mida ma saan ära värvida. Nii et ma arvan, et see oleks üks tore väike projekt mulle. Et maja on täis kõiki asju, mis võiksid olla mu esmajärjekorras projektid, aga ei. Ma tahan kingakapi projekti. Ja äkki seal on veel midagi toredat. Ja also väga tähtis teada on, tuli öösel jälle samasse kohta ohatis. Ja nüüd ma olen nagu molli saanud. Või äkki olengi. Nii, me oleme kohal. Vaatame, mis siin pakutakse. Proovime, mul on siin... Super. Proovime. Sest et no vaadake, mida ma veel teeksin, ma vahetaksin või spreitaksin need käepidemed ära, vaata. Ja sahtlid käivad nii ilusasti, mõnusasti ka veel. No. Ja kingad on muidugi väiksemad. Ei, aga mahub, kui juba tosse mahuks 2 paari. Ja vaata, näeksin ilusti. Super, ju. Jah, 8 paari. Või kui nii pidi panna, siis ma arvan, et mahuks isegi 3 paari kingisi üles, vaata. No, super. Nagu mul Sa teed teagu, nad on kas kast või karpide sees. No mul on nad üldse praegu täiesti suvaliselt kuskil. Ja ma käisin Viimsis seal Hash-galeriis ja siis nemad soovitasid siia tulla. Nii et, näitan, vaata kui ilusad peeglid siin on. Ma tahan seda peeglit, siis ma tahan seda pisikest peeglit. Muidugi ma ei tea, kas need on teil iluks või müügiks? Ja siis võtame selle ronga ka, kes valvab surnud. Ei, ma ronga ei taha, sest et vaata, meil on ju sinna musta vannituppa, rohelisse vannituppa, ma just ütlesin, mul on nagisid vaja. Kusjuures tegelikult mulle meeldikski see, kui meil oleks vaata nagu sinna see sein lahendatud, et sul on hästi palju erinevaid pisikesi. Jaa, sest et vaata, ma ostsin ju sealt sõbrale ka neid kuldseid raame. Et konksud on ka täpselt see, mis meil on vannituppa vaja. On ju, vaata, sobiks ideaalselt. Super. See oli seal meil kamina peal, kui me ostsin maja. Ma ei tea, mis asi see isegi on, aga... see ongi... Ma mõtlesin, et see oli lihtsalt kellegi mingi iluvidin, et teil on ka samasugune. Ma arvasin, et Miila on meil väike, aga... Miila... Vaata, mis see Miila kaalus? 10 kilo või? Oi, see kaalub küll mingi 2. Minu meel on väga hea, me saime väga palju ägedaid asju ja nüüd meie järgmine stopp on Paavli kaltsukas ja Paavli angaar. Vot sulle Parunessi. Vot mulle Parunessi. Ma ei ole mitte kunagi Paavli angaaris käinud ja ma hakkasin paar päeva tagasi Instagramis followma mingi Eesti tüdruk, Estonian Thrift, ma ei tea midagi. Ja ta kogu aeg paneb storisid, mida ta on angaarist leidnud. Ongi nii või? Jah, nii et ma tahan ka. Mul on teile väike funny story rääkida. Sõitsime just siit Õismäelt mööda ja kes ei tea, siis ma olen terve oma lapsepõlve, alates kui ma kooli läksin, ma olen elanud Õismäel. Ja me elasime siin, kus see kaarauto on õikel, teate küll, kohe sealt üle tee. Ja iga kord, kui ma siit mööda sõidan, siis ma mõtlen selle asja peale, et seal me elasime ühes nagu äärepealses majas ja siis seal külje peal on prügikastid ja sealt prügikastist ma leidsin oma ühe kõige lemmiku kompsuni. Palun ärge küsige mu käest, miks ma nagu ma mäletan, et ma ei läinud otseselt prügikasti, seal kõrval oli nagu kott riietega ja ma ei elanud nagu nii halvas seisus, et mul oleks vaja prügikasti kõrvalt riideid, aga ma leidsin selle, ma olin nagu this is the best kampsun maailmas.
ja mul on isegi ühel kooli pildistamisel see seljas. Ma otsin selle pildi üles, ma tean, et see kuskil on. Et minu meelest see on nagu selles suhtes tore kontrast sellega, et ma just lugesin hommikul Õhtuleht oli artikli teinud sellest, et ma kulutasin 550 eurot parfüümide peale, et jube paruness on ju. Ja siis kommentaarid olid sellised, miks ta käsib endast lehte kirjutada seda nagu ma oleks Õhtulehe toimetusse läinud, et tere, palun tehke artikkel, et ma ostsin parfüümi. Ja seal olid veel kommentaarid, et ma võiks ennast pesta. Et jah, selles suhtes, kui me paneme nüüd kokku selle, ma olen prügikastist sõbra ja nüüd täiskasvanuna elan välja oma fantaasiaid, et ma ei pea prügikastist sõbra. Mitte, et ma oleks ka pidanud lapsena. Ma ei tea ausalt, ma ei tea, miks ma siuke olin. Aga see on fun fact about life. Märten ütles, et äkki me peaks pärast tiiru tegema seal. Äkki on ikka midagi ilusat seal. Aga ei, või mu telefon kukkus. Lihtsalt, ma nüüd hakkan seda pilti otsima, oodake. Olgem inimesed, aga jääme eurooplasteks. Nii, minu esimene kord. Kui mul oleks beebi, siis ma tuleks kindlasti siia, sest need väiksed beebi asjad on nii nunnud ja siin need maksavad kindlasti hästi vähe. Ja lapsed kasvavad nii ruttu välja. Leidsin Hugole need Lion King ja Batman. Ma ilusti ette ka leidsin. Nats on uhu, aga... Ta on näha. Ma oleks nagu mingi sääs. Leidsid? See on see, mis ma sulle ütlesin. Vänsi jalanõusid on siin palju. Ja see on minu suurus. No, super ju. See läks nüüd küll hästi. Väga hästi. I'm a winner. Ma kardan, et nad on laiad mulle, aga ma jätan neid siia. Ja, ära jätta. 1,50 eest oli crazy. Kui siuke isu peale tuleb. Okay. On aeg küsida iga inimese lemmikküsimus. Mis me täna õhtusöögiks teeme? Ma ei tea. No aga äkki teeme siis burritot või takot või tortillat või ma ei tea, mis iganes moodi neid kutsutakse. Äkki lastele meeldib. Ja ma just üks päev sahtlis vaatasin, et ma olen kunagi ostnud neid ja ma ei ole neid kunagi kasutanud. Miks meie see ei tööta? Töötab. See on välja lülitatud. Mis nüüd saab? Lähme küsime kellegi käest. Ei leitud jah. Ostukorvi ei leitud. No nii, näed, see töötab. See on natuke juurde siis. Neid ma tahan, et meil oleks alati külmkapis, sest et neid on hea lastele anda. Sääst viinamarjad maksavad 7 euri kilo. Absurd. Not buying. Lapsed would go crazy, aga see maksab 7,45. Not happening. Kulutasin eile kõik raha seal parfüümi poes ära, nii et fuck them kids. Kuidas ma skännin teda? Küps ja kõva. Ohohoho, vau. Ei, ta teab, et see ei ole avokado. Näed, ta teab. Oota, ma võtan teistsuguse avokado. Teist, millega vastupidist talle väita. Siin on teised. Oi, mul läks näpp läbi. Okei, vaatame, mis ta selle kohta ütleb. See on kindlasti üle ammu juba. No, küps ta on küll, aga... Või tähendab, ma ei tea, kas ta pehmed on, aga ma arvan, et see on üle. Ups. Kuule, äkki täna on kilu. Äkki siin on kilu müügil. Nii. Meil on vaja osta kuskilt see väike siuke kausike või asi. Ja siis paneme hamstritele liiva ka, nagu me TikTokist nägime. Neile meeldib tegelikult rullida ja. Ma tahan neid ärme ühelegi lapsele näita.
see on nagu Cruella täna tõesti. I don't have the money, okay? Sain. Selline on see. Jaa, siis sa paned siia liiva, paned siia nurka, siis nad saavad niimoodi. Nad on nii libedad nagu lutsukala võtaks. Ma oleks varukas kukku. Võta ära, võta ära. Nii, ma panen nüüd liiva ja siis vaatame, kas neile meeldib olla liivas. Ma ei tea, see on vist mingi... Mis liiv see on? Linnuliiv, ma loodan, et siin vahet ei ole. Näed, trendis. Mõtlen, kui palju me peaksime seda panema. Ei saa. Niristama seda. Mis ta teeb? Kas talle meeldib? Kas sulle meeldib? Vasta. Hamsterid ei räägi enam. Sa paned talle näpukoodi või? Jaa. Ja. Ma saaks teil ootamatult külas käia. Nii, fingerprints, add fingerprint. Permanent resident. Vot see on hea ikka selle asjaga, et sa saad lihtsalt lisada enda. Nii, ja nüüd sa hakkad nagu, Hoidma. saad aru, nagu erinevat viisi. Nii, nüüd proovi, kas sa sisse saad. Sa ei pannud ära, pane uuesti. Wow. Sa pead umbes täpselt Tere! Saad teil siin ukkema vaata? Ei ole nii palju. Mulle täiega meeldib see materjal. Mis materjalis võtsid? Beežika ja mitte nagu triipudega, vaid selline, et no põhjusta kergesti puhastatav. Jah, samelgi. Aga sama ikka siin. Istun siia vahele. Päris kõva diivan on see. Aga sa pidi aega minema. Jaa, no poes oli see mega pehmeks, et sa pead ikkagi selle sisse oma pepu kuju järgi tegema. 10 eurot. Et sa saad nagu lihtsalt juhtma. Ja ma ise mõtlesin ka, ma panen neid, need on mega, Siimul ongi veel neid kuskilt tööst ei alles või midagi, et tal on neid olemas ka, vaata. Ma raatsisin ainult 2 tükki, just võiks olla üks üle. Magamistuppa on ju, ülimugav. Ja ma meelega ei pannud kardina, siis ta peal hakkab ju siit maalt. Et ma ei saa kardima oleks nii imelik, kui ta mingi kapi ukse. Aga samas sul ei ole vaja panna ju. Aga ma mõtlesin ka, et mul ei ole teist. Õhedki seda vabana ja sul tuleb laud siia, on ju. Söögilaud. See on saar. Köök selle alt üles tõvatama selle, et ma käin alasti ringi kodus kogu aeg. Tead, ma ise mõtlesin, et siin ei ole tegelikult väga nagu kedagi. Sul on chill ja kui mind hakkab häirima, siis saab ju alati panna. Ja, võtt on chill, vaata, ta ütles ka, et kogu aeg saab lisada, et muutagi teha. Tahaks siia terrassile panna need nagu lükanud klaasid või mis iganes. Et kui on soe... Rootsa vist see nimi, mul on ka see väike osa. Et kui sa tahad nagu chillida ja soe on, võtta teest ära, aga kui näiteks jahedam on, siis saab sügisel ikka seal istuda. Nii et üleskutse kõigile, kellel on kodus need lükanud klaasid, et andke teada, kust te tellisite need ja palju need maksid, sest et noh, tahaks ikka hea hinnaga. Ära katsu teda. Kuule. Mõtle, mingi mängid tagasi. Kas sul oli päevu siis nii sisekujundaja on need mõelnud meile siia alla vetsu, peegli kõrvale. Aga ma ise mõtlesin pikalt, et ma ei tea, kas see nagu... No? Ma ei saa aru, kas neid on 2 tükki või? Hea oleks ju. Ja kui ma tellisin 2 pakki või? Ei ole. Valged paneme vetsu, nagu see sisekujundaja pakkus, või paneme hoopis need kuldsed vetsu. Aga vaata, trepil on ka seina. Et mulle tundub, et tegelikult need valged sobiksid trepi seinale. No aga võtta üks korra välja ja mine proovi. No ma ei saa, et need ei ole kokku pandud ju. Sest vaatasin, vetsus on palju vähem ruumi. Peegli kõrval. Siis ruumi poolest võib-olla siis see ja tegelikult valged. Ja see teine on 1500. Ja. Aru saada on vahest. Aga seda ma mõtlen, et saab ka ju kuskil kasutada. Kindlasti. Ma ei tea kuhu. Me võime seda panna... Tahtsid saare kohale panna seda? Ei, saare kohale tuleb hoopis teissugune. Söögilaua kohale. Söögilaua kohale? Söögilaua kohale tuleb see suur ilus. See on nüüd see, mis mul nagu... Aga samas, miks mitte panna seda siia? Et siin on ka lamp ju. No. Siis on siin on nagu nirakas ja teisel pool on ilus. Why not? Nii, sa pead arvama, kas see on mulle või kellegile mulle.
kellelegi muule. no mis sa arvad, kellele see on? Mina ei tea, kas Lendale või mulle või Luulule. no mis sa arvad? Äkki te võite kõik anda seda? Actually, I think, et see on sulle. Okei, nii, siis on veel. Lendu, võta ka osa sellest, vaata. Siuke kleidike. Kas kellegile meeldib see? Okei, väga hea. Siis, kas kellegile meeldib siuke suvekleidike? Väga hea. Kollane viisakas kleidike. Mulle meeldib. Ma arvan, see on mulle. Ja siis on siuke sinine kleidike. Ei või? Okei, Lendele meeldis. Super. Mulle meeldib see. Ulala. Ja ma näitan, mis ma endale sain. Mul on siuke nagu seelikuga. Tša-tša-tša. Näita mulle selle seelikut. Ja mulle meeldib. Sulle meeldib jah? Ja siis natuke veel lühem mango seelikuga. Ma arvan, et see mingi musta topiga võib väga ilus. Näita. Mulle meeldib see mango seelik. Väga hea. Ja see on Märtenile. Mulle sobib ka. Nii, ja nüüd ma panen need pessu. Ja vaata neid. Calvin Kleini jalanõud. 20 eurot maksid. Ja loomulikult siuke baas. Ja Vansid sain ka, aga neid on autos. Ma teen sinna siia järjekorra. Siit nendest. Ja see on veel. Vaatame. Ma kukkus ühel draakonil alalõug ära, et sa teaksid. Päriselt vaata. Nagu uudusfilmist. Milline teile kõige rohkem meeldib? See suur. Milline sulle meeldib, Märten? Mulle meeldib see kollane. Mulle meeldib see. See, kellel lõuad ära käivad. Ma ei tea, oota. Ma ei tea, mis pidi ma paremini sobin, aga juuksed, pikendused on mul natuke liiga pikad, ma peaks nüüd laskma lühemaks lõigata. Aga proovime teisi. Nonii. Liiga suur. Liiga suur või? Siit on suur. Siit on suur, jah. Ma ei saa midagi teha, ma olen nii skinny bitch. Aga see on niigi S-suurus, nii et minu meelest ei ole suur, aga ilus on. Oota. Terve. Mardi helistas, ütles, et ta läheb täna paramissi juurde. Küsisin, miks? Ta ütles, et see on sellepärast, et muidu ta on siin ainult ühe päeva ja kui ta homme ära läheb, siis ma hakkan teda igatsema. Aga kui ta tuleb esmaspäev, ma saan teda näha terve nädala. Nii, vaata nüüd üles. Üles, vaata. Sul on nii pikad rühmad. Nonii! Who's that beautiful girl? Nii. Trenniks valmis. King, see on mulle. Sa lähed trenni nüüd niimoodi siniste ripsmitega. Ups. Ma tulin koju kohvi jooma korra. Jube head toidulõhnad on siin, aga ma tahaks täna lõppen veel värvimine ära lõpuks majas. Või no ongi nagu lõpetatud. Meeldib, et mu pekivoldid lihtsalt hängivad On näha või? Kogu video perses on hakkan otsas peale. Ühesõnaga maja nüüd. Mis kott? Nii, mina tulin vahepeal Dekorasse, siis kunagi me tellisime uksed, mis olid juba 13 märtsin tegelikult kohal. Ja ma alles nüüd tulin järgi, sellepärast, et me saame ju toa kõik puhtaks. Ja saab ära paigaldada teise korruse vannitoa ukse, mis on klaasidega, 3 klaasiga. Et maaler läheb homme minema, kõik töö on tal tehtud. Ja ta on ainukene tuttav mul, keda ma tean Tallinnas, kellel on kauvik. Nii et ta aitab mind sellega, nii et thanks talle ka. Nüüd tuli välja, et laoleht ei olegi laos, aga inimene, muideks ärikliendi Aldur oli nii tore mees, et ta oli juba kontorist ära läinud, aga ta ütles, et ta sõidab tagasi ja vaatab, kas see laoleht on arvutis siis saatmata või ta tuleb ise siia lattu. Nii et vaatake, Dekora ärikliendi Aldur, Tarvo, super. Ühesõnaga, läksime siis ustele järgi, isegi see Tarvo, kes oli see ärikliendi Aldur, tuli ise välja, ilmus välja, aga mida meil ei ole uksi.
ja miks meil ei ole uksi, sellest kuulete kohe. Ühesõnaga, räägime teile siis toredat lugu ja ma pean ütlema, et see ei oleks nagu tore, aga see on tegelikult juba naljakas. It's funny ja me ootame tegelikult väga ka teiepoolset arvamust ja nõu. Sa näed nii depressin. Ma olen väsinud tegelikult. Ühesõnaga, Märten läks siis Dekorasse tuksi tuua ja huvitaval kombel ei leitud seda nagu laolehte ja teate, mida veel ei leitud, uksi ei leitud. Teate, miks ei leitud? Sest, et keegi on need uksed ära võtnud. Ja teeme nüüd väikse pakkumise, ma olen paar sekundit vaid, mis te arvate? Kes võis minna ja võtta minu makstud uksed ära laost? Dekora laost. Trummipõrin, vastus on ehitaja Siim Rinne, sest et kui ta veel töötas maja peal, siis ta vist paar korda käis Dekoras midagi toomas, me vist tellisime uksi sealt enne ka, need teised uksed on ju ka sealt, on ju. Mingid ukseraamid lihtsalt. Ja, no ühesõnaga, me oleme Dekorast enne tellinud ja tema käis neil järgi. Kus nad tema e-maili said, see jääb mulle selgusetuks? Ei, ühesõnaga see, nii palju siis sain ma targemaks seal, see Tarvo teadis rääkida, et Siim on tal tuttav, sest Siimu number oli tal telefonis kohe ja Siim on ennegi käinud seal asju võtnud, ostnud ja teinud ja mis iganes, sest Siim Rinne on väga hea ehitusmees ja vahvamees ja teab kõikides ehituspoodides kõiki. Aga ühesõnaga Siim oli läinud need uksed ära võtnud, kui 13. märts saadeti meile kiri, me olime Egiptuses selle ajal, et uksed on laos, võib järgi tulla, siis Siim oli pandud sinna CCS-e kirjal ja Siim poiss läks, varastas meie uksed ära. Literaali Siim läks, varastas meie uksed ära. Lisaks sellele, et Siim keeras persse meie vetsupoti businessi, siis varastas ta ära ka vahud meil majast. Kui ma küsisin, miks sa vahud ära viisid, ütles, ma ei tea, aga ära ta viis ja nüüd viis ära ka meie uksed. Mis tegelikult see olukord on nii absurd, et... Teate, minu meelest see on lihtsalt funny, sest et minule hakkab tekkima tunne, et meie peldikud on neetud. Potid võetakse käest ära, uksed varastatakse ära. Märten oli algusest nii kettas, et ta ütles telefonis, helistas mulle, ma olin Martat just trenni viimas. Ta oli mingi, ma kuradi annan hambasse sellele, mis ta nii, Siimule. Ja mina mõtlen, nagu alguses ma korraks ehmatasin, aga siis, mida rohkem ma selle peale mõtlesin, see on väga naljakas. Nagu kujutad ette, et see vend sai selle meili ja ta oli mingi I'm there, Põhiline on see, et ma arutasin just Maalriga, et tal ei olnud ju endal järelkäru ka. Ta pidi seks minema järelkäru rentima kuskil 100%. Vaata, ma saaksin sellest olukorrast aru, et need uksed oleks jäänud tema kätte, kui ta veel töötas maja peal. Ei no miks ta peaks üldse maksma nendest, aga nagu, et no ammu tema kätte jäänud või midagi. 13. märts meie vahel oli juba ju kõik läbi. Ta teadis väga hästi, meie vahel ei toimu mitte midagi. Siis ta sai selle meili ja ta oli nagu, ma lähen võtan need uksed endale, mis tähendab, võtan endale, sellel on eestikeelne sõna vargus, et ja nüüd ongi nagu selles suhtes, meil on naljakas aga mul oleks kurvem meel, kui tegu oleks välisuksega, et nüüd me istuks välisust pole ees, on ju. Et praegu ma võin naerda, sest tegelikult see on vist 3 ust. Jah, 2 Fortet ja 1 on klaasidega uks. Nii et kui keegi pakub teil Facebook Marketis 3 ust müüa hea hinnaga, siis teadke... Kuule, aga ta võib nüüd ammu maha müünd olla. Võib-olla tõesti, jah. Ma reaalselt, ma ütlen ausalt, ma ei kujuta ette. Igatahes siis selle Siimuga ma ütlesin Dekora inimesele, et see on absurd, kuidas te ilma volitused üldse annate inimestele kaupa kätte. Jah, sest et mina olen need ostnud ja mina ei ole kuskil öelnud ju Dekorasse, et kulge, et keegi teine tuleb järgi. Tegelikult nad on eksinud ju seadusega või mina eksin praegu, andke mulle teada, et kas oli õige, et Dekora seaduslikult andis minu uksed võõra mehe kätte. Kui on, siis on, aga ühesõnaga funny story. Meie uksed on varastatud, meid on röövitud ja tegelikult meid rööviti juba 2 nädalat tagasi, aga me ei teadnud seda lihtsalt. Ja kujutad ette, Siim istus kodus. Ma arvan, et esimesed paar päeva ta oli valmis selleks. Ta ei saa ju nii loll olla, et mis ta mõtleb, et me ei kunagi ei lähe ustele järgi. Unustame ära, pohhu, meil pole vaja 3 ust lihtsalt. Ja siis ma arvan, et esimesed paar päeva oli nagu pinges ja valmis kuidagi. Aga nüüd ma arvan, et ta mõtleski, et nojah,
ja ilmselt ta müüski need maha Marketplace'i. ma ei kujuta ette, aga vahet pole, see on üle 700 euro ja see on suur vargus. Paragrahvi alla läheb see nii ehk naa. Nii et ma ei kujuta ette, mis sa inimesena mõtled, et sa päise päeva ajal lähed siis jalutad dekorasse, ütled, kuule, by the way, need uksed, andke need muuga kaasa. No aga nii ta tegi ja ta saigi ju need kaasa. Ma räägin, et ta tegigi seda, vaata. Ja, aga naljakas on ka see, et Märten ju siis seal koha peal dekoras ütles, et kuulge, mis toimub, on ju. See vend helistas Siimule ja Siim ütles, et ei, ma viin need maja peale, aga noh, obviously minu teada vähemalt praeguseni meid seal ei ole, aga ma ei usu, et ta need sinna viinud on. Ja see vend dekorast vist ütles sulle ka, et ta käis nii ammu nendel ustel järgi, et kui ta oleks tahtnud neid meile anda, küllap ta oleks juba pannud. Igatahes dekoramees oli ka umbes, et nojah, siit lugu ja teil on õigus politseisse minna ja ma lihtsalt ei saa aru, kuidas antakse inimesele kätte midagi, kus tal ei ole volitust. Ma ütlen ausalt, mina saan dekorast rohkem aru kui fucking Siimust. Ei, ma olen sellest aru saanud tänaseks, et see vend ei käitu adekvaatselt ja ma kujutan ette, et ta võib-olla stress lööb nii üle pea, et ta ise ka ei adu, mida ta teeb. Aga tead, mis mina mõtlesin teha või, mis oleks päris naljakas content, võite kommentaarides teada anda, kas te tahaksite seda näha. Et me ju ta aadressi teame, lähme võtame tema välisukse ära. Ja siis meie oleme vargad ju. Seda ta tahabki vaata. Siin ongi 2 asja. Annad maksaka, oled värdjast pätt, peksad. Võtad ukse ära, oled varas. No. Aga kui me maksame kellegile teisele, et talle peksa anda, siis meie käed on puhtad. Ikka oled süüdi. No kui nemad ei tea ju, ma võin igas sitta ajada siin. Ühesõnaga, vahet ei ole. Meie uks on röövitud, ukseed vabandage. Ja ütleme sellega ära, et Siim, sa ei pea kartma, keegi ei tule sind peksma. Aga uksed on ikka tagasi.